Tere kõigile! Mina olen Sirli Kivisaar, olen siis Eesti Mänguterapeutide Assotsiatsioonist ja alustan sellega, et vabandan, et me nii hilja siia eetrisse sattusime, sellepärast et juhtus väike apsakas. Me alustasime ilusti õigeaegselt, aga alustasime vale Facebooki lehe peal. Nii et nüüd ma loodan, et me oleme õigesti õiges kohas ja et meid on ilusti kuulda ja näha. Ma igaks juhuks nüüd kontrollin ise ka üle hea, et meil on selliseid häid nii-öelda kuulajaid, vaatajaid, kes meile märku annavad, et natuke vales kohas räägitakse, natuke valel teemal. Aga täna siis olen siin selleks, et rääkida lastemaja peaspetsialist Kai Hallikuga ja natuke räägime sama juttu, mis me teisel lehel juba rääkisime. Et ma annaks võimaluse sulle ennast tutvustada, et kes sa oled, millega tegeleb see lastemaja, kuidas sa sinna sattusid? Jaa, tere ka minu poolt, mina tõesti Kaia siitsamast Tartust Lõuna lastemajast. Lastemaja teenus on riiklik teenus. See on Sotsiaalkindlustusameti kui ühe suure riigiasutuse üks teenus ja teenus on mõeldud seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lastele. Teenus on alates 2017. aastast Eestis, esimene aasta ainult Tallinnas, aga nüüd alates 2018 kättesaadav siis kõikidele Eesti lastele. Teenusel on 3 eesmärki. Ühelt poolt või meie üks eesmärk on aidata kaasa seksuaalselt väärkoheldud laste tuvastamisele. See on siis ka see, mis ma täna teen, et me räägime sellel teemal igal võimalikul hetkel, et inimeste teadlikkus tõuseks selle probleemi olemusest ja sekkumisvõimalustest. Ja see tähendab ka seda, et kui on väärkohtlemise kahtlus, ei ole veel kuriteoteadet, siis aitame meie ka, me nimetame seda lapse ärakuulamiseks, et kui politsei teeb ülekuulamist, siis meie teeme ärakuulamist ehk et püüame lapse käest saada infot, kas ja mis on juhtunud. Kui on laekunud kuriteoteade ja on kaasatud ka politsei ja meie asukohad ei ole avalikud, et Eestis on Tallinnas üks lastemaja, Jõhvis üks lastemaja ja Tartus üks lastemaja, aga need on ära peidetud kuskile niimoodi, et kes majja sisse tuleb, teab, kuhu ta tuleb, aga see, kes tänavalt näeb inimest sisenemast, ta ei tea, kuhu ta läheb. On see meie klientide kaitseks. Aga ühesõnaga ruumid on sisustatud selliselt, et seal on võimalik läbi viia erinevad menetlustoimingud, lapse ülekuulamine, meditsiiniline läbivaatus vajadusel ja meie poolt siis ka see abivajaduse hindamine ja abi pakkumine. Ja käivad ka igas lastemajas on mõned sellised terapeudid, kes käivad siis ka hilisemalt meie juures teatud klientidele teenust osutamas. Nii et ma saan aru, et see mõte on selles, eks ole, et pakute kõiki neid võimalikke spetsialiste ja teenuseid laste ja perede jaoks seal koha peal, et neil oleks turvaline, et nad ei peaks jooksma mööda erinevaid asutusi, et neil ei tekiks siis seda nii-öelda kuidas sa seda sõna ütlesid, seda taastraumat või seda taasohvristamist, et nad ei satuks omakorda selliste võib-olla bürokraatia pihtide vahele, kus nad peavad mitu korda ühte sama asja rääkima, kus võib-olla keegi midagi pahasti ütleb neile. Et mõte ongi see, et ühe katuse on tõepoolest laps ei pea aru saama, et lõpeb õigussüsteem, algab meditsiinisüsteem, üks lõpeb, teine algab. Ehk et kõik süsteemid toimetavad ühe katuse all. Töötajaid on meil, peaspetsialisti on Eesti peale kokku täna 6 ja üks teenuse juht, ehk et meid ei ole palju, aga minu kolleegid on siis kolleegid politseist, kolleegid haiglast, kolleegid kohalikest omavalitsustest, et selles mõttes, et kes selle juhtumiga seotud on, need sinna katuse alla koonduvad. Ja nendega sina tegeled, Jah, et selles mõttes, et juhtumi korraldajaks on ikka ja alati lastekaitsetöötaja, kaasatakse esimesel võimalusel. Aga tahtsime lihtsalt seda ka üle öelda, et see ei ole selline eestlaste poolt välja mõeldud teenus, vaid et see on laialt arenev Euroopasse parnakusteenus, see tähendab, et on
kõigepealt Islandile tuli see Ameerikast ja meilt on ta siis omakorda Islandile tulnud. Ma võiksin ka sellest pikalt rääkida, aga selle teeme teine kord. Ja. Aga ma küsin enne, kui me lähme nagu selle sisulise teema juurde, küsin sinult isikliku küsimuse ka, et miks just see valdkond sinu jaoks? Jaa, et ühesõnaga ma ikka ütlen uuesti, et kuna minu nii-öelda karjäär on läinud selliselt, et ma olen töötanud lasteaias lasteaialastega, siis ma olen töötanud koolis koolilastega sotsiaalpedagoogina, siis kutsuti mind politseisse, siis ma olen tegelenud õigusrikkujatega ja politsei oli nagu see koht, kus ma sain aru, et lapsed, kes satuvad sinna noorsoopolitsei vaatevälja, nad tulevad sageli oma traumadega, oma katkistest peredest või mingite, ongi ikkagi see süsteem midagi on selline, et laps paneb neid õigusrikkumisi toime. Ja sealt ma tundsin, et ma tahaksin tagasi sotsiaalsüsteemi. Ja ma ikkagi julgen iseennast kiita sellega, et mul õnnestub lastega hea kontakt saavutada ja nad on valmis mulle teinekord ikkagi päris õõvastavaid lugusid rääkima ja koos me hakkame siis otsima lahendusi, et mis on neile vastu võetav. Nii et sa oled sellises kohas, kus sa saad nagu midagi ära teha, sa saad neid aidata. Ma usun. Okei, aga unustasin öelda siin, kuna meil siin läks kahe selle lehe vahel väikseks selliseks kiireks ümberlülituseks, et ma unustasin öelda, et kui teil kuulajatel on ka küsimusi, siis võite siia meie selle vestluse alla need postitada, et ma proovin siin hoida silma nendel peal ja võimaluse korral need ka Kait siis jooksvalt ära küsida. Aga ma arvan, et võib-olla see kõige esimene küsimus, mille ma sult küsiksin, on tegelikult see, et kuidas me üldse klassifitseerime seda seksuaalset väärkohtlemist või mis see on. Sest et ma arvan, et me ju, me teame enam-vähem, mis ta võib olla, aga samas ma eeldan, et seal on päris palju nüansse. Ma tean nagu omast kogemusest, et juhtumite puhul võivad olla ka terapeudid, eks ole, segaduses, et kas ma nüüd pean kahtlustama seda, kas ma ei pea kahtlustama, kas see viitab seksuaalsele väärkohtlemisele või viita. Et mis asi see üldse on? Ja, et siin tuli praegu 2 küsimust, et mis see on ja teine see, et kuidas seda ära tunda. Jah, sul on õigus. Kui alustame sellest, et mis see on, siis ma arvan, et päris hea filter ongi see sama, et me enam-vähem seda teame, mis on okei ja mis ei ole okei. Et meie töös ka, et isegi kui lapse ärakuulamisel tuleb välja, et kas on väärkoheldud või ei ole, aga väga sageli lapsed ei ole nõus sellest rääkima ja mul võib jääda, ühesõnaga ükskõik, kas ta räägib mulle või ei räägi, siis me alati teeme ka seda, et me räägime lapsele, millised on sinu õigused, ehk et oleks teadlik, milline on õige käitumine, milline ei ole õige käitumine ja ühtlasi, et kust ta abi saab juhuks, kui ta peaks sattuma appi või sattuma hätta või kui ta on valmis hiljem näiteks rääkima. Et kui see sõltub lapse vanusest, aga juba väike lapsele, ma väga sageli ütlen, et kõik sinu meeled, sinu silmad, sinu kõrvad, sinu keha ja ka nimetan ära ka suu. Selles mõttes, et kui ta ei ole seda kogenud, siis tal ei teki neid assotsiatsioone, mis meil tekivad, eks ole, kui mina ütlen, et sinu suhu ei tohi keegi midagi sinu loata panna, aga sel hetkel, kui see võib juhtuda, siis ta võib-olla tuleb meelde see, kas see on privaatne. Aga me räägime lastega, et mis on need privaatsed kehaosad ja et keegi ei tohi, aga seesama, et silmad, see tähendab, et keegi ei tohi seal on küll, selles mõttes jah, et seal on määravad ka vanused, teatud vanusest, teatud asjad on rohkem lubatud kui noorematele. Aga ütleme nii, et näiteks vanuse piir 10, alla 10-aastased lapsed tulevad eriti hoitud olema, nendele tõepoolest ei tohi keegi näidata pornograafilise sisuga materjali, neist ei tohi teha alasti pilte ja neid levitada. Et selles mõttes see, kui lapsevanem teeb oma lapsest pilti ja seal on see pepukene näha, on ju, see ei ole veel automaatselt kuritegu, kui hakatakse levitama ka sellise nii-öelda erootilise sisuga
või kui ma panen selle näiteks Facebooki. jah, mõistlik oleks tõesti mitte, ta ei pruugi alati kuritegu olla, aga selles mõttes mõistlik on sul mitte teha, sellepärast et mõnedel inimestel on see väga erutav ja see võib minna kuhu iganes see pilt. ja nende jah, 10-aastastega siis nagu mitte midagi. Siis, aga sealt isegi hiljem see, ongi alati küsimus, et kas keegi on näitanud, mida on näitanud ja mida on teinud. Aga põhimõte on see, et neil on privaatsed kehaosad ja neid ilma meie loata katsuda ei tohi. Samas laps ei oska luba anda, seesama vanusepiir 14, et talle võib tunduda, et see, mida talt küsitakse, see on täiesti okei ja näiline nõusolek on olemas, aga see ei tähenda, et laps on osa, et see on teadlik nõusolek, et ma päriselt tean, millele ma nõusoleku annan, et see on ka see eapiiri tõstmise küsimus. Kas sa mõtled siin seda, et ka seda näiteks, et tõesti, et võib-olla laps ütleb jaa lihtsalt sellepärast, et täiskasvanu küsib seda ja isegi kui ta aru ei saa, mida see oma sisult ja olemuselt tähendab. Ta võib isegi aru saada seda, et mis me veel, et me lastele ütleme ka, et teatud puudutused on lubatud ja mis ei ole lubatud. Me ei tohi kasutada sõna meeldiv, siis ka väikelapsele intiimpiirkonnast silitamine on samamoodi meeldiv. Ja sama on ka see, et see 14-aastane, ta võib isegi olla teadlik, millele ta jaa ütleb, et see on meeldiv, aga lihtsalt ta saab oluliselt hiljem aru sellest, kuidas ta sinna sattus ja tegelikult see ei olnud talle meeldiv. Lihtsalt see, kuidas nad sinna, ma hiljuti just kirjutasin artikli ka, et oligi mõte just see, et noored on sageli, nad tunnevad ennast ikkagi üksildasena ja nad leiavad, nad satuvad ohtu, kui siis see üks täiskasvanu hakkab kuulama nende lugu, ta päriselt kuulab, ta näitab üles oma hoolimist ja nii edasi, siis sellest ta järsku ongi nii lummatud ja ta on valmis päris mitmeteks asjadeks. Sest et see side on nii hea, et ta nagu sellest lähtuvalt ta võib-olla teeb rohkem, kui ta muidu teeb. Et üks 13-aastane just rääkis mulle seda, et kui see suhe algas, siis ma ju rääkisin talle kõik ära, mis mulle haiget teeb ja ta kuulas mind ja ta nii ja lõpuks ma olin ikka sama orgi otsas, et saada endast pilte ja pestud pilte ja pärast nii edasi. Et seda on jah, päris palju, aga jah, ütleme nii, et tavakodanikul on ikkagi see nii-öelda kõhutunne, et kas see on okei või ei ole. Või vähemalt tekib kahtlus, eks ole, ja siis ma uurin. Jaa, aga probleem on see, kui näiteks meil on juhtumeid, kus ikka väärkohtlemine läheb üle põlve. Ehk et kõigepealt näiteks ema kasuisa on väärkohtlenud teda, aga see väärkohtlemine ei ole valu tekitanud, see ongi täpselt selline näppudega seal manipuleerimine ja nii edasi. Ema on suureks kasvanud, ta on oma lapsed saanud, ta ei ole oma traumaga tegelenud. Need samad lapsed satuvad selle sama mehe väärkohtlemise ohvriks. Nagu vanaisa väärkohtlemise ohvriks või kasuvanaisa väärkohtlemise ohvriks. Aga ema ei soovi selle teemaga tegeleda ja ta tegelikult ei taha nähagi siin seda probleemi. Et tal on lihtsam see, et uskuda, et ka tema lapsed tulevad sellega kunagi lihtsalt toime. Ehk et mõnikord täiskasvanud mõtlevad, et see tegelikult ei ole nii hull, kui minuga oli näiteks või midagi sellist, et aga jah, lähtuda tuleb sellest, et minu kogemus on üks, aga me kunagi ei tea, kuidas võib ühele või teisele see väärkohtlemine mõjuda. Et see sama, kuidas ära tunda, see on ka väga raske küsimus tegelikult, sest päris lastemaja töö alguses sain ma lihtsalt nii-öelda väga hea õppetunni ühelt meie kliendilt, kes sattus väärkohtlemise ohvriks lasteaiaealisena lähisugulase poolt. Ja ta oli koolis läbiviieline, ta lõpetas põhikooli väga heade tulemustega. Ta käis trennis, tal olid eakaaslased sõbrad, ta oli täiesti tavaline noor. Ta millegagi ei reetnud. Ei mingid käitumised, mitte millegagi. Ja siis toimus see, et hakkasid tekkima mälupildid. Ja need olid tema jaoks nii hirmsad, et ta otsustas sellest maailmast ennast sulgeda, sest ta ütleski, et ta iial ei tea, milline lõhn võib meenutada, ta iial ei tea, milline
heli võib seda talle meenutada, et ta parem hoiab ennast sellest maailmast üldse eemale, et miski ei saaks talle seda traumat uuesti üles tuua ja tema me ikkagi viisime otse psühhiaatriakliinikusse enda juurest. Ehk et teinekord ei pruugi olla tol hetkel ja võib olla mingisugune asi, see võib-olla, kas see ongi siis võib öelda seda, et tegelikult need on ju päris, nad võivad olla, ei pruugi olla traumeerivad sündmused, aga et nagu meie mõistus siis nii-öelda kaitseb meid sellega, et ta ka blokeerib ära, et meil ei ole neid mälestusi, aga samas, eks ole, täiskasvanu eas või hilisemas vanuses võib suvalisel hetkel tekkida mingi mälupilt, täpselt mingi stiimuli peale kuskilt, mis ma ei tea, mis on. Ja võt siis võivad nad nagu ilmuda. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata, kui lapse käitumine muutub drastiliselt. Ükskõik, kas väga elavast saab järsku väga kinnine või väga kinnisest saab väga elav, eks ole. Ehk et me näeme mingisugust seletamatut äkilist muutust näiteks. Või siis mida väikelapsed veel isegi teismelised, ühesõnaga, mida lapsed teinekord teevad, aga just mõtlen lasteaialaps, ta võib lihtsalt mööda minnes küsida kasvataja käest või õpetaja käest, et kas keegi on sul kunagi näppu käpusse pannud. Ehk et see on hästi tähtis kuulata, kui nad räägivad, ütlevad mingi kas või ühe lause. Ja see on see koht, kus tuleb hästi olla teadlik enda reaktsioonist. Et tegelikult selles eas laps, ta mingil põhjusel küsib seda. Ta kas näinud või kogenud. Kas keegi sulle ka on pannud. Ehk et seesama, et nii nagu ta küsib, kas sa oled ka kohvi joonud, võiksid sama rahulikult vastata, nagu anda mingisuguse vastuse ja minna selle teemaga näiteks esitada mõne kontrollküsimuse, kui sa tunned, et sa ei ole selleks ise valmis, aga see kahtlus tekib, et siis selleks ongi lastemaja loodud ja tegelikult selle kahtluse väljaselgitamine nii-öelda lastekaitsesüsteemi. Et ühesõnaga helista, aruta, konsulteeri, aga sa mainisid seda, et võiksid esitada mingi kontrollküsimuse, et ütle, kas sa oskad öelda mingid soovitused, et näiteks millised need kontrollküsimused võivad olla? Kas ma saan õigesti aru, et keegi sulle on pannud? Ahah, okei. Sa nagu täpsustad üle või et sa küsid sellist asja, et kas... Et kui võtta seda statistikat, kuna lapsed räägivad oma väärkohtlemisest, siis seesama, et kui me räägime levimusest, väärkohtlemist on meie ümber nii palju, ometigi statistikat vaatame, siis vaid väike osa jõuab politseile menetlusse. Kui palju mis see statistika on, see oligi minu järgmine küsimus, et kui palju me teame, et seda eksisteerib ja mis me arvame, kui palju nagu tegelikult, ma eeldan, et nagu sa ütlesid, väga väike osa jõuab ametlikku. Ja võib lugeda väga palju erinevaid uuringuid, keskelt läbi arvatakse, et see protsent on kuskil 20% siis lapse eas ehk et alla 18 kogevad seksuaalset väärkohtlemist. Umbes, ütleme, et siis 20% alla 18 aastast seksuaalselt. Ja siis me räägime väärkohtlemisest, eks ole. Ja nüüd küsimus ongi, kuidas need uuringud läbi on viidud ja Tartu Ülikooli läbi viidud uuringus oli see protsent veelgi kõrgem, aga ongi, et seal kuidas keegi midagi tajub on ju, seal võib olla ka selline, nagu meie ütleme, väärtegu, et ta ei lähe kuriteo alla, aga ta ongi ebameeldiv. Näiteks seesama, et jällegi üks juhtum, mis mind nii-öelda saadab ebameeldivalt, on see, et justkui see toimepanija teab hästi, et võt siin on üks piir ja siin on järgmine piir, aga nende kahe piiri vahel ma võin toimetada. Et lapse jaoks on see äärmiselt ebameeldiv, aga privaatseid kehaosi ei katsuta, et ei lähe nagu selle nii-öelda väärkohtlemise alla, aga tegelikult tegu on küll selline, et me tunneme ennast väärkohtlemisele. Ehk et see tunnetus võib ka teinekord see protsendi nii-öelda kõrgem viia, aga keskelt läbi me saame rääkida 20%. Ja kui vaadata siis kriminaalpoliitika statistikat, siis ma ei võtnud kaasa ja kuidas seda peast keskelt läbi umbes 500 ja pluss juhtumit siis menetleb politsei. Ma olen niimoodi aru saanud, et selle 500 sees näiteks, kui sina kirjeldad mulle 5 episoodi, siis sa ei ole selle 500 sees number 1, mitte vaid number 5.
ehk et laste arv on et nagu väiksem. mitu korda on seda juhtunud, et see on nagu see episoodide arv mina olen nii aru saanud jah, et see ei ole veel laste arv, et see on nii-öelda nende juhtumite arv justkui. See põhimõte on selline, et nagu jäämäel, ma saa joonistada, aga väärkohtlemist on palju, see on see küünarnuki talv. Sellest teavitatakse mingi X%. Sellest teavitusest jõuab politseisse mingi X%, politseist prokuratuuri jõuab X%, prokuratuurist kohtusse jõuab X% ja kohtus süüdimõistva otsuseni jõuab veel väiksem protsent. Sest probleem on ka see, et tõepoolest seksuaalkuritegude tõendamine on äärmiselt keeruline. Et kui me võtame, et laps annab meile täna mingisuguse vihje või isegi ütleb midagi, aga tegu on toime pandud siin juba rohkem kui 7 päeva tagasi, siis meditsiiniliste tõendite kogumine on juba keeruline, seal ei pruugi neid olla. Ja kohtus on siis väikelapse ütlused, mis on, need on nii keeruline saada ja väga head näiteks suhtlusoskustega täiskasvanu ütlused, et nendega, need ei ole nii-öelda, need ei saa kunagi võrdse vanema vastu ja jah, et see. Aga kui ma sind kuulan ja sa ütled, et see 20% lastest, siis kui päris aus olla, siis minu jaoks on see päris suur protsent. Ja, aga ma ise mõtlen, et ma ikka toon seda näidet, et mina olen ka väärkohtlemise ohvriks langenud omal ajal rongis. Minuealised mäletavad, rongis olid puupingid, niimoodi vastamisi ja üks meesterahvas, ma sõitsin üksinda Tartust vanaema juurde ja see meesterahvas pidevalt otsis mu rongist üles, kui ma olin seal üksinda. Ja siis ta tuli, ta võttis oma selle peenise püksist välja ja ta liikus mulle, ühesõnaga ta tegi nii, et ma tundsin ennast äärmiselt ju halvasti ja see oleks läinud kindlasti ka väärkohtlemise. See oleks läinud, kuna ma olin alla 10-aastane ka, ta läks nagu väärkohtlemise alla, sest ta pani mind sellesse olukorda pidevalt. Aga kuna ma sellest oma vanematele rääkisin, täiskasvanu jaas ma arvan. Sest kui sa nüüd räägid, siis ma mõtlen, et võib-olla et neid liputajaid, vähemalt meil ka omal ajal oli ju linna peal päris palju, et lastel mänguväljakute juures ja et ma saan aru siis, et ühesõnaga, et need lähevad ka, et see ei tähenda, et igal lapsel on olnud siis see nii-öelda nagu mingi penetratsiooniga tegemist või et see võib olla ka lihtsalt mingi sunnitud väga olema pidanud pornot vaatama või mis iganes. Jah, see sõltub kõik sealt vanusest on ju, aga ikkagi ka see, kui keegi näiteks bussis vastu sinu tahtmist haarab sind ühest või teisest intiimpiirkonnast on ju, et ühesõnaga selle alla lähevad ka sellised ühekordsed äärmiselt ebameeldivad juhtumid. Aga kui me räägime nüüd ka sellest näiteks väärkohtlemise mõjust, eks ole, siis selline selle pargipingi peal istumisest mul on, ma kirjeldasin oma abikaasale kunagi selle mehe nina, et mul on nagu mingid asjad jäänud niimoodi väga vastikult meelde on ju. Ja tema muidugi tundis kohe ära, sest tema oli samas piirkonnas hiljem politseinik. Aga selles mõttes jah, et see, ma ei ole sellest saanud traumat, ma ei pea selle pärast käima teraapias, aga öeldakse jah, et mida lähedasema inimese poolt on üks asi ja teine asi on, mida pikemalt on see kestnud. Ehk et need on nagu need mõjutegurid ka sellele hilisemale abivajadusele. Et ma võingi öelda, et see, et seal oli keegi liputaja, me olime koos sõbrannadega võib-olla või üksi, see ei jätnud mingit traumat, et see oli olenes ka ju vanusest. Et ma jälle politseinik olen, ma arvan, et tänapäeval ka, et kui keegi otseselt seal, mina ei tea, kas tänapäeval neid üldse on, aga ühesõnaga, kui keegi liputab, see tõenäoliselt on jälle see abivajav inimene, sotsiaalsüsteem peab tegutsema, et see on see nii-öelda politsei sekkumine ei ole nii tõhus. Et aga seal peab olema juba jah see, et teadlikult sulle suunatud jah tegema. Aga nüüd juba kasutakski siit, läheks kohe edasi ja küsiks seda, et kes on siis need valdavad väärkohtlejad, et meie rääkisime on ju siin, sa rääkisid rongis ühest võõrast mehest on ju, minu kogemus, et nende lihtsalt põõsas olevate on ju suvaliste meestega lapsepõlvest, et aga et
et kes nagu on, kuidas teada on, kas nad on lähedased, kas nad on võõrad? On teada, et enamjaolt on see lapsele lähedane või perekonna tuttav ja nii edasi, sugulane tuttav. Väga harva on see võõras juhuslik rünne ja see muudabki ka nende avastamise väga raskeks. Lastel on väga raske rääkida, sellepärast et noh, näiteks ongi, et ta ütleb, avaldab, et ma vajan abi, aga ma ei taha sellest vanematele rääkida, sest see on mu vanemate sõber. Et keegi, keda, seesama, kui ma räägin sellest, et siin piiripealne, siis see oli ka peretuttav ja nad ütlesid ka politseile, et see on meie sõber ja tema käib edasi. Ta ei tee meie lapsele liiga, midagi hullu, on ju. Et seal küll vanemad olidki, ei olnud oma lapse huvidest välja, aga jah, aga enamalt vanemad ei tea, eks ole, et see toimub ja see võib olla tõesti, väga sageli on see isa või kasuisa, vanaisad, onud, vennad ja. Ma küsin ühe asja veel, ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et praegu on ju aktuaalne see teema, et tõsta seda nagu vanusepiiri on ju 14 pealt 16 peale, et aga kui me räägime laste seksuaalsest väärkohtlemisest, siis kas sinna nagu lapse klassifikatsiooni lähevad kõik, kes on alla 18-aastased või on seal mingi teine selline vanusepiir? Ei, seal on kõik alla 18, seal lihtsalt selle tänane siis vanusepiir 14-18, seal on siis nii-öelda ongi, kui alla 14 puhul ei tohi olla ei erootilise ega pornograafilise sisuga materjali, siis umbes 14 pluss oli vist ainult mingisugused paragrahvid seal nii-öelda muutuvad, aga kui me räägime laste väärkohtlemist, siis me räägime ikkagi alla 18. Okei, nii et need ka ja reeglina, eks ole, sinna alla ei käi nagu või kas sinna alla käivad ka mis me nagu ise mõtleme, on ju, et kas sinna alla käivad ka sellised ütleme võõraste poolt nagu vägistamise juhtumid või kõik asjad lähevad sinna alla, jah. Et ma just mõtlen, miks ma seda küsin, sest et sinu selle jutu peale, et mida nagu oleme kogenud ja miks nad ei jõua on ju kuhugi, miks ei räägita, et neid juhtumeid mäletan ka mina oma noorepõlvest, kus sõbrannad ei läinud neid rääkima ei politseile ega ei läinud rääkima selliseid asju oma vanematele lihtsalt sellepärast, et nad ei tahtnud neid muretsema panna. Ja lisaks veel kuni selleni välja, et kui nad ka üks konkreetne vägistamise juhtum on ju, kus siis esimesele täiskasvanule räägiti, aga see lihtsalt naeris selle üle ja pärast seda enam tegelikult see kuhugi ei jõudnud, et... Ja see ongi see hästi oluline asi, mis välja tuleb seesama, et miks nad ei räägi. Norralased on teinud ühe hea uuringu ja nad uurisidki seal, inimesed olid juba see oligi seal noortest kuni eakateni ja siis sealt tuli välja, et kolmandik ei olnud mitte kellelegi rääkinud. Mitte kunagi mitte kellelegi. Ja enamus rääkis siis, kui nad olid saanud täisealiseks. Ja mis takistab rääkimast, seal oli A4 leht 2 veerus olid välja toodud põhjused. Ehk et neid põhjuseid, miks ei räägita, on hästi palju ja ei ole see, et mul on üks põhjus, vaid mul on palju erinevaid põhjuseid ja üks ka Eesti selles Tartu Ülikooli uuringus välja tulnud vastus, miks nad ei räägi, on see, et mind ei usuta. Ehk et seesama, et ma olen korra nagu öelnud, on ju, ja sellega on öeldud, et kuule, sellist rumalat juttu ei räägita või naerdakse ja nad rohkem ei räägi, sest see julgus üldse rääkida lapsealisel on äärmiselt nii-öelda suur julgus. Sellepärast ma panin kõiki võimalikud asjad endal käe ümber, et sellepärast tegime lastemajaga ka nii-öelda kampaania Usu last, et kes ERR-ist võib-olla on näinud videoklippi ka, sest see on ka see, millega meie kokku puutume, et ta on rääkinud, aga ei usuta. Siis, mis ma veel välja tooks, on lugesin, olengi nagu uuritud, mis selle taga on, et kuidas seda probleemi lahendada ja üks oli, uuring tõi välja selle, et kuna lastega nendel teemadel ei räägita,
siis nad saavad aru, et sellel teemal nagu ei räägita. Ka täiskasvanuga, et ahah, et hoiagi enda teada. Et nendel teemadel me ei räägi, järelikult mina ka ei räägi. Et see ongi nagu see, et miks tuleb rääkida. Aga ma ikkagi toon välja ka need põhilised põhjused. Üks on see, et ei usuta, aga see süütunne, et lapsed väga sageli omistavad selle süü ikkagi omad iseendus. Süüdi, ma oleks ju võinud ära minna, ma oleks ju võinud ei öelda, ma võib-olla ise nagu olen midagi teinud selleks ja nii edasi. Teil on see häbitunne, mis selle kõigega kaasneb, et need on sellised hästi tugevad tunded. Ja mis nad veel, need, me kasvatame kogu aeg lapsi, ütleme neile, mida võib ja mida ei või. Ja siis tal nagu on see, et saab aru, et ma lasin midagi juhtuda, mida vanemad on mulle õpetanud, et ma ei tohi. Ja siis nad ei julge sellest jällegi vanematega rääkida, sest ma ju olen sulle öelnud. Aga jah, et nad ei mõtle sellele, et meie ka jällegi, kui me teeme seda tööd, et võib-olla kohe ei räägi, aga kunagi räägib, siis mõnele lapsele ma räägin ka, et me alati ei olegi võimelised reageerima selliselt, et ma suudaks ei öelda või suudaks sellest olukorrast lahkuda. Et nagu normaliseerida, saan aru, normaliseerida ka see, et me keegi ei suuda alati kogu aeg teha nagu adekvaatseid otsuseid nii-öelda. Jah, aga et miks on sellest hästi oluline ka rääkida. Et mul on endal üks juhtum olnud, kus lapsel võttis aasta aega nagu esmakohtumisest ja aasta aega hiljem ta võttis minuga ühendust, et ma räägin sulle tõtt. Ehk et neid juhtumeid võiks olla rohkem. Ma küsin sellist asja vahepeal, et sul, me rääkisime või sa rääkisid sellest jääne tipust, et kui palju jõuab nagu selle kohtuotsuseni, siis et mul nagu see küsimus või mõte, mis tekkis, oli just see, et ma saan aru, et see, ütleme lastemaja poole pealt või see, kui seal on võib-olla täiskasvanusena lapsesena vastu, et see tegelikult ei takista nagu nendele lastele abi pakkumast või et kas nad saavad ikkagi oma teenused kätte, kas nad saavad oma toetused kätte või on vaja selleks tõesti seda kohtuotsust olla, et nad tuge leiaksid. Meie, nagu ma ütlesin, me teeme ka abivajaduse hindamist. Kui abivajaduse hindamisest tuleb välja, et laps või pere vajab abi, siis me ikkagi hakkame seda abi otsima. Kui on alustatud kriminaalmenetlus, siis on lihtne, siis on neil õigus tõesti saada riigi poolt ohvriabi teenuseid, olenemata sellest, kas menetlus lõpetatakse, kas see jõuab kohtusse või nii edasi. Sellest hetkest, kui see on alustatud, on lihtsalt võimalik. Aga samas on ka see, et kui meil jääb kahtlus, et seal ikkagi on midagi, siis me saame lapsele seda teenust pakkuda. Samuti kohalikud omavalitsused enamjaolt on valmis seda tegema ka omast rahakotist. Et kui laps meil ei räägi, aga see kahtlus jääb või näiteks on ka juhtumeid, kus mul jääb nagu see, et seekord ta pääses, aga et midagi peab muutuma selleks, et ta ikkagi uuesti ei satuks sarnasesse situatsiooni, et siis me ikkagi nii-öelda ka ennetavalt saadame veel teraapiasse, et kas see süsteem peab muutuma või lapse enesekindlus või enesehinnang või midagi, et mida toetama peab. Ja et selles mõttes on nagu abi olemas, kui see vajadus on iga juhul. Ja, me loodame järjest rohkem terapeuti ja on valmis ka nende teemadega tegelema. Küsin veel sellist asja, et mul on kusagilt meeles, et valdav enamus või tähendab, et suurem seksuaalse väärkohtlemise ohvrite arv on tütarlaste hulgas, väiksem poiste hulgas. Kas see vastab ka tõele? No ja kui rääkida WHO protsentidest, siis nemad ütlevad 18% tüdrukutest ja 8% poistest, ehk et tüdrukute protsent on ikkagi kõrgem. Kes juhtus vaatama Suud puhtaks saadet, siis Margus Veem ütles, et poisid pigem nooremas eas jäävad, ongi, ja siis hiljem ilmselt tüdrukud rohkem, kui nad juba ei, tüdrukutel ilmselt ongi lihtsalt see nii-öelda ühtlane, poistel lihtsalt mingi hetk nagu katkeb see jada. Aga kuidas on lood nüüd väärkohtlejatega, et kas selle kohta ka on infot, et kas seal on samamoodi nagu need soolised erisused, et rohkem on väärkohtlejate seas mehi
vähem naisi, no see on minu jaoks loogiline, et see nii on, et kas see on... Jah, no uuringud ütlevad, pedofiilia on rohkem ikkagi meesterahvaste jällegi probleem, aga me ei saa jätta rääkimata, et on siiski ka ju naisi, kes ei käitu, kes samamoodi panevad siis kuritegusid toime, lihtsalt need ei jõua väga sageli, enamjaolt need ei jõuagi. Ma ei ole jälle politsei või prokurör, kes oskaks numbritest rääkida, aga see on tõesti, kui üldse, siis üks aasta seal juhul. Miks ei jõua, see on ühelt poolt see, et kui me räägimegi nendest väikelastest, on ju, siis ollaksegi, leitakse, et ongi õige ema hoolitseb lapse eest, on ju. Teatud hoolitsus, kus meie näeme, et on piir ületatud, ka emade puhul võib tunduda teisele inimesele, et see on okei, on ju. Ja ema võibki olla seal näidagi, et see on puhas soov pakkuda hoolt. Aga kuna ma töötan sellise koha peal ja küsin inimeste käest imelikke küsimusi, siis mina tean 2 täisealist meesterahvast, kes on, ma ei küsi ju iga mehe käest, on ju, aga et kes ka ikkagi seal õrnas eas on sattunud täisealise naisterahva meelevalda. Ja too hetk, kui need olid selles, tundus see kõik nii äge, et teised poisid mängisid seda korvpalli kooliplatsi peal, aga mina juba, ma ei hakka siin kirjeldama, aga et tal on ka ikkagi mälupildid mingisugused sellised, mis tagantjärgi ei tundugi nii vahvad, mis tundusid ka umbes 13-14, eks ole. Ehk et nad on, aga miks poisid ka ei räägi, ta tõepoolest tundis sel hetkel nagu ju ennast lahedane ja vinge. Ja on meil kindlasti ka perevägivalla juhtumeid, kus mehed kannatavad naiste vägivalla all, aga meestel on ka see uhkus, et ma ei lähe rääkima, ma ei näita ennast nõrgana, et ma olen kannatanud, et see on ka, et jällegi, kuidas me poissi ja tüdrukuid erinevalt kasvatame. Aga kas see tähendab seda, et ütleme, et naiste nagu poolt väärkohtlemise või nagu need, kes kannatavad rohkem nagu naiste poolt väärkohtlemist, seksuaalset väärkohtlemist on siis pigem poisid ja ütleme meeste poolt siis pigem tüdrukud või ma parem ei vasta, sest ma ei tea, ma ei ole neid uuringuid, ma küll armastan uuringuid lugeda, aga neid, see on täpselt see, et kuhu ma parasjagu oma selle teema on lai. Siis ma kujutan ette, et eks see sõltub nagu meie sellest sellisest võib-olla sättumusest on ju ja et tõenäoliselt eksisteerib nii ühte kui teist, lihtsalt ühte on ju rohkem kui teist, et ma arvan nii. Ja, okei, aga siis ma küsiks veel sellise asja sinu käest, et ütle mulle, kas sa oskad kommenteerida või kas teatakse seda, et ütleme, et kust see nagu väärkohtleja poolt see pedofiilia siis nii-öelda nagu alguse saab või et mis paneb ühe inimese niimoodi toimetama? Jälle, ilmselt küll oleks hea, kui ei teaks, et mida rohkem me teame, seda parem on ennetada, et kahjuks ei ole sellist asja, et saaks kindlalt öelda. Mida ma lugenud olen, on see, et erinev lapsepõlves kogetud väärkohtlemine võib põhjustada seda, et täisealisena hakatakse. See ei tähenda mitte seda, et ta ise võib-olla lapsepõlves seksuaalselt just väärkohtletud, vaid et näiteks ise on füüsiliselt vaimselt, aga tegusid hakkab toimuma seksuaalkuritegusid. Et mis ma tahtsin öelda? Jah, see läheb sellest vastusest küll eemale, aga ma mõtlesin, ma tahaks seda öelda, sest seesama, et kuidas need tulevad, seda jällegi ma arvan, oskaks terapeudid ja need paremini rääkida, aga mis on oluline võib-olla inimestel teada, on see, et kui laps on väärkohtlemise ohver, ta võib olla tõesti füüsilise väärkohtlemise ohver, siis tema arusaam oma keha väärtusest on äärmiselt madal. Ehk et kui üks võib minu keha tampida, siis iga teine võib sellega ka muid asju peale hakata. Ehk et need siis on ka nii-öelda
suuremas ohus ka seksuaalkuriteo ohvriks kes kannatavad muud vormi füüsilise vägivalla või ka vaimse vägivalla all, ma arvan, et see on kuidagi jah, selline kehaga ka seotud, et mina pole väärtus või minu keha pole väärtus, et see ongi nagu nii-öelda teised võivadki sellega teha, kui nad tahavad miskit. Et see on võib-olla selline oluline mõttekoht on ju, et miks on oluline kogu aeg lastele rääkida keha piiridest, minu keha, minu oma, minul on õigus otsustada ja kellelgi ei ole õigus mulle liiga teha. Et kui ma lastega väikestega räägin, siis ma vahest küsin, et millal võib lastele haiget teha, see on selline hea küsimus. Mõni mulle ikka ütleb, et teinekord kui klaasi ära lõbud või nii on ja siis me seletame jälle, et tegelikult ei ole mitte kellelgi õigus. Et see on ikkagi see kehaline puutumatus ja miks ma ütlen, et kogu aeg see teavitustegevus, et õudselt kardetakse mõnedes ringkondades, et see seksuaalkasvatus lasteaedadesse, aga tegelikult see sama keha puutumatus, sest ta saab täpselt see, et kui sa näed, et Kai virutab Sirlile parasjagu, siis sa saad kogu aeg tuua välja selle lasteaiaealistele kogu aeg sinu keha, seal ei ole õigus teisele, sa pead teise käest küsima nõusolekut enne, kui sa midagi tahad talle teha. Või puudutada. Ja just iga, selline just nagu see kontakt on ju. Ja siin tuleb nagu selles mõttes veel üks asi, mida ma olen töös tähele pannud, et meil on ka väga hästi kasvatatud lapsi, kes on väga teavad täpselt, mida tohib, mida ei tohi, sest need on nii täpselt kasvatatud. Aga neil on ka see häda, et ma tavaliselt tunnen nad vestluse käigus juba ära. Nad annavad sul, nad on nagu koolilapsed, tahavad õigeid vastuseid anda ja nii. Ja kui ma küsin talt, et kas ma võin Sirli sinu põlve katsuda või et mida sa teeksid, kui ma hakkaksin sinu põlve silitama, siis ta nagu tõmbab tagasi, mõtleb natuke ja ütleb, et ma ütleks ära tee. Aga kui ma küsin, et kas sa päriselt ütleksid, siis ta ütleb, et ei julge. Et see on ka see, mida me vanematele räägime, et katsuge maast madalast, küsida kõik võimalikke kas-küsimusi. Kas ma võin sulle ise sokid jalga panna? Kas ma võin sulle teed pakkuda? Kas ma võin sulle seda? Ehk et õpetada nagu last mõtlema selliselt, mida mina päriselt vajan, mida mina päriselt, mis mulle päriselt meeldib, mis mulle ei meeldi. Sest läbi selle, kui mul on see selgeks õpitud automaatselt, ma võib olen oma kehaga kontaktis, siis nendel hetkedel, vajadustega, mida ma tahan mitte. Et nendel hetkedel, kui mul on vaja seda ei-d öelda, olen ma selleks nagu paremini ette valmistatud. Sest et see on minu arust hästi oluline aspekt, mis sa välja tood, et mida mina näen nagu päris palju on see, et tegelikult ütleme valdavas osas ikkagi veel meie need kasvatusmeetodid pluss tegelikult ka kooli ja lasteaiasüsteem minu nägemust mööda. Seda ei soosi ja seda ei õpeta. Et pigem me soovime, et lapsed teeksid nii, nagu vanemad tahavad, et nad piltlikult öeldes tantsiksid vanema pilli järele või siis õpetaja pilli järele, eks ole, sest et ja nendega on lihtsam koos elada. Jah, nad ei tee pahandusi, ja nad ei taha asju. Jah, nad ei taha asju. Ma saan neile teha ja pakkuda seda, mida tahan. Et see loomulikult on keeruline on ju, või keerulisem võib-olla teistpidi, kuigi ma ei nõustu sellega. Aga jah, ma arvan, et meil on veel pikk tee minna selles osas. Aga ütle Kai mulle sellist asja, et ütleme, ma mõtlen nüüd nagu ealiselt, et millal nagu see pedofiili alguse saab, et kas see on niimoodi, et inimene saab täiskasvanuks, siis ta avastab, et mulle meeldivad hoopis tükis lapsed või on see kuidagi... Ja jällegi Margus Veem õpetab suud puhtaks saatest. Oli mullegi tegelikult, see oli ju see nädal, uus teadmine, et see võib alata juba väga varem, nii-öelda seal lapsepõlves. Ehk et jällegi, mina saan sellest mõttest aru seda, et kui me õpetame lastele piire, siis me aitame sellega ka ära hoida seda, et sellest väiksest lapsest päriselt kasvabki tulevikus siis võimalik kurjategija, kes hakkab lastes neid tegusid toime panema. Et jah. Aga kuidas nüüd ütleme, et kuidas ma märkan ära seda, et kui juba nagu selles lapse eas, eks ole, avalduvad need märgid, et kuidas ma teen vahet sellel, et see on nüüd
võimalik selline nagu sättumus on ju, seksuaalne sättumus, mis seal pead tõstab ja tegemist ei ole lihtsalt sellise arengulise eripäraga, sest me oleme sünnist saati seksuaalsed olendid, on ju. Ma arvan, et me kõik või vähemalt paljud meist on mänginud lapsepõlves arstimänge ja kõik ja meil on olnud huvi, on ju, sõbranna keha vastu või sõbra keha vastu, on ju, ja on neid asju koos uuritud ja arutatud, et kust läheb see piir nagu siis, et ja nüüd teine küsimus ka, et üks asi, kust läheb see piir, aga et võib-olla siis sinna otsa, et mida ma siis näiteks peaksin tegema lapsevanemana, et kui ma midagi sellist märkan. Piiri aitab ühelt poolt, see on see hindamine, kas on normaalne seksuaalne areng, kas on normaalne seksuaalkäitumine või on siin midagi juba nagu ebakohast. Siis kui lüüa sisse lapse seksuaalne areng täna Google'isse, annab erinevaid materjale. Tervise Arengu Instituudil on väga hea selline lühikene, mitte üleliia lühike, aga siiski annab nagu, et milline on selline eakohane käitumine. On olemas selline asi nagu murebaromeeter, mis aitab valgusfoorisüsteemil jällegi, et roheline on normaalne, eakohane, kollane vajab nagu kerget sekkumine, punane vajab kiiret ja kohest sekkumist. Ja on uus lipusüsteem, see on, kes näeb koolitusi, siis soovitan osa võtta, sest see aitab nagu väga hästi seda, et jällegi, et kui me näeme lapsi, mina sain ka üks päev kõne, ütleb mulle ema, et leidis, tuli naabripoiss ja minu naabripoiss ja minu tütar tegid seda seksi asja. Ja siis, kui ma küsisin, et mida lipusüsteem õpetabki, on see, kõigepealt kirjelda, mida sa nägid. Sest tema ütles, et nad tegid seksi asja või vanainimeste asja, midagi nad tegid, on ju. Sul juba hakkas pilt jooksma, mida ta siin, minul küll hakkab. Ja, sa mõtled, et see on seks, siis nad seksisid, on ju. Aga kui ma küsisin, et palun kirjelda, mida sa nägid, poiss oli juba paljas, tüdruk võttis paljaks. Ehk et, ja nad olid seal täpselt selles eas, et mis on sul ja mis on mul. Ehk et eakohane käitumine. Mõlemad lapsed on samaealised, on näha, et seal ei ole nii-öelda, et üks teist sunnib, mõlemad vabatahtlikult, neil on selline justkui ühine huvi parasjagu. See on eakohane käitumine, eks ole. Ja siis ta nii-öelda tulebki lihtsalt, ei pea üle reageerima, on ju, et olge head, pannud püssid jalga ja lähme nüüd tagasi. Et jällegi, et meie privaatsed kehaosad peavad olema kaetud, saab lastele sellise tagasihoidliku vestluse ju teha. Siis probleem on selles kindlasti, kui on vanuse vahe, ehk et üks on teisest oluliselt noorem. Üks on arengus ühes kohas, aga teine on ju hoopis teises kohas. Ja siit tuleb juba see nii-öelda võimupositsioon. Ja sageli ongi, meie juhtumid on ka nii, et näiteks 10, 11, 12 ja siis 5, 6 ja et siin juba on see, et ikkagi väiksemad kasutatakse ära. Väike, see alla 10-aastane ei saa mitte midagi aru, mis toimub. Et ma mäletan ise ühte juhtumit, kus suurpoiss ütles väikestele, et võtke üksteisel suhu, muidu viskan palli prügikasti ja poistele rääkides neil oli meeletu mure palli pärast. See, et see on üksteise logusid korral ilmselt, see nende jaoks tol hetkel ei olnud traumaatiline kogemus. Nemad olid sellest pallist nagu nii, ongi, aga tegelikult me teame, et poiss toimib ikkagi olulised ja on. Ehk et seesama jälle, et kas nad on võrdsed, kas see on vabatahtlik ja kas nad on samas eas. Et need on need, millele tähelepanu pöörata. Ja ma kujutan ette, et ütleme, et kui kuulajate seas on keegi, kellel on mingi mure selle teemaline, ta ise ei oska seda vahet teha, et siis ta saab alati helistadagi näiteks, eks ole, siis lastemaja või küsida kellegi käest siis nõu, on ju, et kas ma pean reageerima, kuidas ma pean reageerima. Kellel ei jää meelde lastemaja ja Sotsiaalkindlustusamet, muidu Sotsiaalkindlustusameti lehelt leiab lastemaja kontaktid. Aga samuti on lasteabiteenus, Sotsiaalkindlustusameti teenus. Ehk et kui helistada 116, 111, siis need seksuaalse väärkohtlemise või selle kahtlusega juhtumid sageli jõuavad meile
edasi, jah. Et ühesõnaga, see on, ma usun, et enamus meist ikkagi teab, et see on see lasteabitelefon, mille reklaamid on meil ka linna peal ja Kail on olemas ka vastav siis see käepael, et ühesõnaga alati, kui on mingi mure või kahtlus selle teemaga, eks ole, helista ja pigem helista, on see siis keegi, kus sa näed, et midagi juhtub või kuidagi mõni laps kuskil sulle räägib, et kui see ei ole ka sinu enda laps, et siis ikka, eks ole, helista. Ja mina teen oma töös lastega ka seda, et kui mul ikkagi on kahtlus, et see laps võib vajada abi mingil hetkel, aga tal ei ole turvalist täiskasvanut, kellele ta võib-olla seda räägiks või ta ei soovi oma nime all, ei ole ta valmis võib-olla rääkima, siis see laste vanusest olenemata ma reklaamin seda lasteabi telefoni, sest seal lisaks sellele, et saab helistada, saab ka chatida, mis on noortele palju lihtsam kui see, et ma võtan telefoni. Või mul oli just üks noor, kellega 1,5 tundi rääkisin enne, kui ta oli ka ise valmis rääkima. Ehk et võib-olla lasteabi konsultandil, kuna ei ole ju silmsidet, et siis on raskem, aga chatides on noortelt kergem. Ja mis ma teen, on see, et ega kui sa lapsele ütled, et näe, selline äpp on ju ja sa võid sinna helistada või kirjutada, siis jällegi julgust ja teinekord puudu ja nende pisikestega, kes ei hakkaks chatima või helistama, ma väga sageli teen seda, et ma teen selle esimese kõne. Ta kuuleb sealt, et tere, ma olen helistanud lasteabitelefoni, siis ma seletan, et see on nüüd robot, ta ütleb sulle, et sa oled helistanud õige kohta. Siis väga sageli on see, et olete sattunud kõneoote järjekordi, siis ma seletan, et nüüd on see koht, kus sa pead ootama, see on nagu poes on ju, et ära toru ära pane, muidu lähed kohe saba lõppu ja et ilusti ootamasti võetakse ühendust või võetakse vastu. Ja siis, kui ta kuuleb, et see on tõesti lahke häälega naiste rahvas, kes küsib, oi tere, mis su nimi on ja oi tere, Silli ja et siis on teinekord ka julgem. Ta on juba nagu see samm tead, mis nagu on vaja, et siis sa oskad sinna helistada. Sest oligi, laps ütleb, et ma olen iga päev kodus perevägivalla tunnistaja. Ma küsin, on sul tekkinud tahtmine politseisse eest, et jaa, aga ma ei julge. Et siis me jällegi rääkisime konsultandiga, et tegelikult ta saab ka chati kirjutada ja chati kaudu siis läheb juba kõne häirekeskusesse ja tullakse appi. Et selles mõttes päris hea võimalus saada abi, aga jah, et see ei ole ainult lastele, siin on kõik spetsialistid, vanemad ja kõik võivad helistada. Ja mitte ainult siis seksuaalse väärkohtlemise teema, vaid igasugusel lapsi puudutavatel teemal. Lihtsalt väike nali ka vahele, sest ma olen tahaks kogu aeg nälja teha. Et helistas ka üks proua, et ta on poja pärast mures, lihtsalt hiljem tuli välja, et poeg oli üle 30. Jah, aga võib ka sellise murega helistada, on ju. Lihtsalt see tuleb ootamatu, teine kui me seal kõne vastu võtame. Soovitused ei ole alati samad. Aga nii see on neile, et lapsed jäävad meie jaoks alati lasteks, olgu nad väikesed või olgu nad siis suuremad. Ma vaatan korraks, ega meil ei ole mõnda küsimust tulnud, et võite julgelt meile siia küsimusi küsida, et mina ei teipa ka võib-olla kõigele tähelepanu pöörata ja mul ei teki neid küsimusi võib-olla nii palju, et siis võite teie seda teha. Et ma ütlesin, et praegu mulle meenus paar asja, mida ma olen ise nagu lugenud, et ma ei tea, kas sai, ma vist küsisin küll, et on mehi on vist rohkem, eks ole, väärkohtlejate hulgas kui naisi, et ma lihtsalt, ma ei tea, kas sa oskad seda kommenteerida, et ma ise olen lugenud seda, kuidas, et mis see põhjus võib olla, et üks asi, mida ma olen kuulnud, või üldse see on tegelikult üldiselt nagu selle pedofiilia kohta, et pedofiilide seas võib olla ka varjatud homoseksuaalsust, mis tähendab seda, et kui nagu seda nii-öelda soovi enda sees alla surutakse, eks ole, kui see pole ühiskonna poolt aktsepteeritud, et siis seda nii-öelda nagu elatakse välja laste peal, kes võib-olla ei lähe rääkima, on ju, kus ta ei jõua siis nagu avalikkuse ette. Et kui seal tõesti on selline aspekt mängus, siis minu loogika ütleb seda, et tegelikult see selline homoseksuaalsuse aktsepteerimine on ju enda hulgas nagu ühiskonnana võiks nagu natuke aidata.
ja noh, selles mõttes, et kui sa oled lugenud ja see nii on, siis loomulikult, et kui ma saan olla, kui mul lubatakse elutervelt täiskasvanutega seda teha, siis ma ei hakka ei lähe lapsi otsima. jah, aga lihtsalt kuna mul on hästi südamel meie asenduskodu lapsed, siis statistika ütleb ka seda, et nende hulgas on väärkoheldud lapsi oluliselt rohkem kui kodudes kasvavate laste hulgas ja nemad võivad olla väga kerge saak, et selles mõttes asenduskodudes peaks olema see nii-öelda piiridest rääkimine nagu pidev, sest on seal ka sageli madalate vaimsete võimetega lapsed ja neil on see, et näitad 5 eurot ja saad kõike, mis tahad. Isegi kui ta teab ette, mis teda ootab, siis jällegi ma ei ole mitte midagi väärt, aga see 5 eurot on päris väärtuslik. Et see on päris karm. Et miks on ikkagi vaja, et ka asenduskodudes oleks teatud reeglid ja tõesti see, et meil on mulle meeldivad sõnad rohkem kokkulepped on ju, et kui ma lähen, kellega ma lähen, kuidas me kodus käitume, sest on meil ka asenduskodudes lastel omavahel päris palju juttu. Okay. Et aga räägi, sa mainisid seda mingit lipusüsteemi, eks ole, näiteks kui ma praegu mõtlen nende asenduskodude juhtumite peale, näidete peale, siis küsimus, mis mul on, üks asi on see, et kuidas see lipusüsteemi koolitus näiteks, kuidas keegi võib selleni jõuda, kui see tuleb? Jaa, võibki juba guugeldada, aga muidu sellega tegeleb Geete Janter Sotsiaalkindlustusametist. Okei, et Sotsiaalkindlustusameti lehelt näiteks võib saada infot, lihtsalt interneti tippides lipukoolitus. Oligi lipukoolitus tõenäoliselt, Sensua on see, ma ei julge praegu öelda, ühesõnaga jah, Geete Janter, Sotsiaalkindlustusamet, sest Eestis ongi koolitatud päris mitmed nii-öelda koolitajad, kes on siis valmis seda edasi kandma. Ta on selles mõttes raamatukene on raamatu moodi, aga see on päris palju koosneb pildimaterjalidest ja mõte ongi see, et õppida hindama olukordasid, mis on okei ja mis ei ole. Seesama, et kas on nõusolek olemas, kas nad on eakohased käituvad, kas nad on võrdsus ja nii edasi. Et see nagu nii-öelda seda aitab just nagu nendel hetkedel ja ta annab ka pedagoogilisi soovitusi, et kui ma näen, mis ma teha saan, mis on see, mida me tegelikult sageli vajame, miks võib-olla inimesed ei julge teatada, sest ma ei tea, mida ma edasi pean tegema, mis on minu roll, mida keegi teine. Et seal saab nagu ka need vastused. Sest ma mõtlen praegu, et me võime panna selle ka hiljem, nagu selle video alla, et siis on nagu kommentaarides olemas, et kui kõik huvitab, saab sealt selle linki kätte. Aga võtta asenduskodude peale, mis mul nagu mõte tekkis või küsimus tekkis, on see, et kas seal on inimesed, kes oskavad sel moel, kes nendega tegelevad või nende lastega, kes oskavad sel moel lastega rääkida. Ja ma jällegi mõtlengi, et seesama iga koolitus aitab ja nii, et mis on raskuskoht on, oleneb meie, kui vanad, või ütleme, kuidas me ise kasvanud oleme, et kuidas meie kodudes neid teemasid arutati, kas ma suudan välja öelda peenis, kas ma suudan välja öelda rinnad, kas ma suudan tussu-pissu, need, mida meie nagu igapäevaselt oma töös ka, sest see on probleem, kui asjadest ei räägita õigete nimedega, see tekitab jälle selle, et selge nendest asjadest me ei räägi, on ju. Et küsin, kuidas teie kodus nimetatakse, meile nimetatagi, et neid on, et jah, selline võib-olla harjutamise koht, et nendel koolitustel saab nagu seda, et harjutada neid välja öelda, et nad muutuksid nagu selliseks. Et saada tegelikult nii, nagu ma ütlen, nina välja, võime öelda ka vagina või peenis või pärak või seks. Ja just nimelt, et ma ütlengi, seksi teemal igaüks. Ta ei tahagi rääkida ja ta ei peagi rääkima, aga jah, et just, et kuidas
kuidas ressursid on, et kui ise ei taha, et kuidas siis saaks nagu ka mujalt, et tegelikult ju võimalusi on ka. nii et see töö tegelikult algab ka iseendast, noh ma mõtlen, kui ma olen lapsevanem või kui ma olen spetsialist, et noh, vot just ma mõtlen, et sellepärast ka otsa siin üks hetk mainisid, et kui laps küsib sult või noh, ütleb mingisuguse sellise küsimuse on ju nagu, kust võid aimata, et äkki midagi sellist on lapsega toimunud, et just, et kontrollida seda enda reageeringut ka sellepärast, et ma mitte last ära ei ehmataks, on ju, ei saadaks seda sõnumit, et sellisest asjast nagu rääkida on, eks ole, halb, vaid et ma suudaks seda võtta kui sellist, noh, nii-öelda tavapärast asja või no mitte selles mõttes, et see juhtum oleks tavapärane, aga et just, et ma üle ei reageeriks ja ei saadaks mingeid valesid sõnumeid lapsele. Et see on see mõtteviisi muutus. Me kõik suudame lastele rääkida, et rohelise tulega võib üle tee minna, punasega ei tohi minna. Me oskame rääkida liiklusest. Mitu last meil aastas liiklusõnnetusse satub? Oma tegevuse läbi. Neid on käputäis, eks ole. Kui mitu last meil seksuaalse väärkohtlemise ohvriks iga päev langeb. Ehk et see sama, et kui me oskaksime rääkida neile niisama ladusalt seksuaalsusega seotud teemadel, nagu me oskame liiklusteemadel, et siis ma kujutan ette, et ka see olukord saab paraneda. Lapsed tunneksid ennast julgemalt nendest asjadest rääkima võib-olla oma vanemad. Siis ma teaksin, mida tohib, mida ei tohi, mida minuga tohib teha, mida minuga ei tohi teha. Et sellised asjad, nagu ma liikluses ju tean, kus ma võin minna. Kui nad ei oleks seda õppinud, siis nad läbi oma kogemuse õpivad, vaatavad, mida teised teevad ja kus teised lähevad ja nii edasi. Et see võtab sellega suuremad ohud. Mõni õpib kiiremini, mõni vähem. Nii et meil kui täiskasvanutel on tegelikult päris palju selles valdkonnas teha, isegi kui me ei ole nii-öelda spetsialistid. Jaa, sellepärast, kui meie seda ei tee, siis nad ju ikkagi ennast harivad. Ja mulle meeldib hästi see, et kui sa esitad mingisuguse seksiga seotud küsimuse Google'is, siis sa saad vastuseid rohkem, kui sa küsid. Aga kui laps julgeb vanema käest küsida, siis ta saab eakohased vastused. Mida ta vajab, mida ta päriselt praegu suudab vastu võtta. Tõesti, kui nad ju õpivad väga kiiresti nutiseadmist, info leidmist. Aga toi ei ole alati parim, et sealt peaks mõned filtrid olema. Jaa. Ma vaatasin siin kogu aeg proovin silma peale, et kas keegi on ka mõne küsimuse küsinud, et hetkel ma küsimusi ei näe, aga Kai, kas on olnud siin, ma olen küll küsinud sult siit ja sealt ühte ja teist, aga ütle, kas on mingi asi, mis sulle tundub, et kindlasti peaks nagu ära rääkima, kindlasti peaks nagu mainima, mida ma ei ole taibanud küsida. Vaata üle. Mis ma tähtsad sõnumid on. No siin on lihtsalt sõnumid, mida me ka, võib-olla see ongi see sama, millest me kindlasti peaks rääkima, on see sama teavitamiskohustus. Mul on siin nimelt silt parem kaitsta kui kahetseda. Et kui on kahtlus, et laps praegu sel hetkel võib olla väärkohtlemise ohver või täna õhtul, kui mul on teada, et selles peres näiteks mu tütar tuleb koolist koju ja ütleb, et ta klassiõde ütles, et see kasulise väärkohtleb teda, siis ei maksa väga seda mõtlemisaega võtta, vaid siin on see, mul on teade hädaohus olevast lapsest. Ehk et see teavitamiskohustus meil kõigil on ja sellise juhtumi puhul tegelikult peaks helistama häirekeskuse numbril 112 ehk et võimalikult kiiresti saaksid sekkuda, et laps ei satuks täna veel ohtu. Kui mu laps tuleb koju ja näiteks ütleb, et klassiõde küsis, et ma ei oska praegu mingit näidet tuua, aga ühesõnaga selline, et ei ole mul infot, et ta on öelnud, et ta on väärkohtlemise ohver, aga mul jääb selline kahtlus. Kellegi lapse kaudu kuuled, et keegi teine on näiteks, klassis on. Et sa kuuled kuskil, et keegi võib olla ohus või sa näed ise, aga sul ei ole infot, siis see ongi nüüd see koht, kus teavitada kas lasteabitelefoni 116 või kohaliku omavalitsuse lastekaitset. Lasteabisüsteemis on nii, et kui teataja annab andmed, siis sealt kaudu läheb niikuinii kohalikku omavalitsusse. Et sealt koostöös hakatakse siis edasi tegutsema, et hinnata selle lapse abivajadust, et kas ta võib olla väärkohtlemise ohver või ei ole. Mitte kunagi me ei ütle teataja
miks te küll niimoodi mõtlete või teete, et selles mõttes alati tegeletakse ja võetakse seda tõsiselt. Mõnikord võib-olla sealt tuleb, kui see info on selline, et see üksi veel ei anna õigust sekkuda pereellu, see on siiski ka põhiõiguslik riive, aga see annab võib-olla võimaluse juba küsida lasteaialt või koolilt või milline on meie varasem kokkupuude võib-olla selle perega olnud või et me tõesti palume kooli tugispetsialistil midagi, mitte meie, vaid siis kohalik omavalitsus on ju. Et selles mõttes pigem teavitada, kui mitte teavitada, sest teinekord ongi nii, üks ütleb, annab ühe info ja kui teine annab teise info juurde, siis me juba saame aru, et siin tõenäoliselt ja saate hakata juba tegutsema nagu tõsiselt. Et pigem alati teavitada, kui mitte. Sest nagu ma ütlesin, lapsed väga harva annavad seda infot ja kui nad kuidagi annavad nagu mingi poole signaaligi, siis küll on hea, kui see jõuab kuskile. No nüüd me jõudsime siia, eks ole, täpselt me oleme rääginud juba sellest, mida teha, aga mul tuli veel üks asi mõttesse, mida ma mõtlesin küsida, et sul on siin üks ka see tusulast. Et aga ütle mulle, kas ka selline asi on võimalik, ja kas sa oled kohanud näiteks selliseid juhtumeid, et tõesti ka lapsed mõtlevad neid asju välja. Kas ka see, kas see võib nii olla? Ma võin sulle öelda, et ta võib mulle näiteks rääkida mingi loo, mille ta tõesti praegu, mis ma saan aru, et see ei ole tõde. Aga ma ei saa öelda, et ta siin all ei ole tõde. Ehk et see, mida ta ütleb, see ei pruugi tõde olla, aga ma ei tea, miks ta mulle ei räägi tõde. Ehk et see, ma ei ütleks, et nad valetavad, vaid need on mingid kaitsemehhanismid, mis takistavad neil võib-olla seda tõtt tol hetkel sulle rääkimas. Ehk et seda, et keegi lapsed, vanusest jällegi ju sõltuvalt, aga et see, et ma mõtlen välja, tahan, et ema isa lahku läheks, midagi sellist, seda ma ei ole kohanud. Et seda tegelikult reaalselt nagu ei ole, et kui laps ikkagi midagi sellist räägib, siis see ei ole reeglina niisama, vaid see on asi, millega tuleb tegeleda. Ja mulle hästi meeldib, oligi laps jõudis lastemajja lastekaitsetöötajaga, sest ta oli midagi öelnud. Lapsega vestlusest nagu tuli nagu midagi muud välja ja mulle nii meeldib, kuidas lastekaitsetöötaja lahkudes ütles, aga ju tal oli mingi põhjus, miks tal oli vaja seda meile selliselt öelda. Et nüüd ongi vaja lihtsalt edasi töötada, et mis see põhjus on. Ehk et nad ei tee midagi pahatahtlikult, vaid mingi põhjusega. Et seal taga võib olla midagi ja see tähendab, et tuleb nii-öelda ikkagi suhtuda sellesse tõsiselt, tuleb suhtuda empaatiliselt ja võib-olla osata, eks ole, siis luua võib-olla see turvaline suhe temaga, et ta nagu oleks valmis rääkima. Ja isegi kui ta, ütleme, et võib-olla ma mõtlen, et kui mina tavainimesega keegi laps mulle räägib, et siis pigem, kas ma ütlen õigesti, et mina ei ole see, kes peab tegema otsuse, kas see on õige või vale, vaid minu ülesanne on ka seadusest tulenevalt tegelikult teavitada sellest lapsest ja siis juba hakkavad tegelema nii-öelda spetsialistid, hakatakse uurima ja siis loodetavasti see laps saab abi, mis iganes sealt ka siis taustalt välja ei kooru. Ja meie, ütleme ka, meie majja satuvad teinekord ka siis need lapsed, kes on ise toime pannud teise lapse suhtes. Ehk et see ebakohane seksuaalne käitumine. Ja ka nendele vanematele me ütleme, et teie laps väga vajab teie toetust, on ju. Et see laps võib meile eitada lõpuni. Mina ei ole mitte midagi sellist teinud. Ja minu asi ei ole talle öelda, et võt mina arvan, et oled. Vaid ma saan tegeleda sellega, millega tema on sel hetkel valmis ja öelda vanemale, et teie võite oma last toetada. Ja läbi selle võib siit tekkida nagu see, et laps võib olla vanemale. Ja miks me saadame ka nemad, eks ole, siis teraapias ongi see, et võib-olla tekib see usalduslik suhe ja läbi selle tuleb mingi tõde teha avaldada. Et sagel ikkagi on, ma ütlen ausalt, mul ka 2 last on ju. Just üks päev ütlesin, et kui ma suudaks oma lapsi ka nii hästi kuulata, kui ma neid võõraid. Et tegelikult see sama, et me lähme õhtul koju, me oleme teinekord väsinud ja me kuulame, aga me alati ei kuula. Et mu töö on tõesti see, et ma võtan selle aja sinu jaoks ja ma kuulan, et jah,
me peame seda ikkagi aeg-ajalt kodus tegema, aga jah, et kui me töötame spetsialistina, siis igal juhul see aeg võtta lapse jaoks, et seesama, mis sa ka enne välja tõid, miks veel lapsed ei räägi, on ju see, et kuidas mu vanem reageerib või tal on niigi palju tööd, tal on niigi palju muresid, tal on niigi. Ja kui ma küsisin oma tütre käest, kuule, et tegeleme praegu selle teemaga, et miks lapsed ei räägi, et kui sina läksid nagu ohvriks sattunud, kas sa mulle räägiks või? Siis ta ütleb mulle hull peast või. Ja siis ma küsin, et miks ja ta ütleb, sest ma ju ei tea, mida sa sõge selle peale tegema hakkad. Ehk et noh, tal on aktiivne ema on ja näeb, et see muudkui toimetab, aga tal ei ole teadmist, et kui mina nüüd midagi ütlen, mida mu ema edasi teeb. Ehk et jällegi, kui me lapsi õpetame, et ma tahan, et sa alati tuleksid ja räägiksid mulle, siis et noh, ongi, mis meie juba lastele ütleme, et see info, mis sa mulle annad, ma ei tee sinu teadmata mitte midagi edasi, et sa oled, ma annan sulle teada, me lepime kokku, et mis on sulle vastuvõetav ja mis mitte. Teinekord on see, et lapsed ütlevad, et ma ei ole nõus, et sa lähed politseisse. Ja siis me teeme lihtsalt seda tööd, et me selgitame, miks see on oluline. Ja et meil puudub see võimalus, et sa ütled, et sa ei taha, ja siis ma ütlen, okei, siis ei pea. Laste puhul, kui me teame, et ta on sattunud väärkohtlemise ohvriks, meil on teavitamiskohustus, me ei saa valida, kas ta tahab või ta ei taha. Mis me saame teha, on last ette valmistada selleks, mis teda ees ootab. Et me siis seletamegi, et toimub ülekuulamine. Lapsed, kes on seal vanused kuni 14 öeldakse, võetakse videosse selleks, et jällegi nad ei peaks kohtus ütlusi andma. Üle 14 kuulatakse siis arvutis või noh nii-öelda paberil üle. Et siis me lihtsalt jällegi lastele seletame ja nii. Aga ma saan aru, noh, see, mis sa ütlesid, et see ju kehtib tegelikult, ütleme teie kui spetsialistide kohta, aga ka minu kui ütleme lapsevanema kohta või lihtsalt tavakodaniku kohta, et kui mulle laps usaldab mingi sellise asja ja ütleb, et ära sa mine seda kellelegi ütlema, siis tegelikult ma seda saladust hoida ei saa. Aga et ma teavitan lapsele, et seal on vist ka, ongi ju see aspekt oluline, et ma ütlen lapsele, et ta tegi väga õigesti, et ta rääkis. Ma seletan talle, eks ole, miks ma seda ei saa enda teada hoida ja et see on, eks ole, ka minu kohustus teda kaitsta ja see info edasi anda. Aga ma saan talle nagu kinnitada, et kui info edasi antakse, et siis ei juhtu temaga midagi halba. Et kas on nii? Jaa, kindlasti ei tohi anda lubadusi, mida sa ei saa anda. Ehk et kui sa ei tea, mis edasi saab, siis sa saadki öelda, et praegu ei oska sulle täpselt öelda, ma ei ole kursis politsei tööga või nii, mis need kindlasti on vaja teada. Sina ei ole süüdi. See sama maha võtta see, et kõik see, mis sinuga juhtunud on, sina ei vastuta selle eest, et kui sul on täiskasvanu toime pannud, et siis täiskasvanu alati vastutab. Ja need kõige tähtsamad laused, sa oled nii tubli, et sa oled julgenud sellest ühtsegi mulle rääkida. Ma väga tänan sind ja ma tean, et see oli sulle raske. Ja siis ongi see, et ma saan sind võib-olla aidata selles, teises või kolmandas. Et nii palju, jah. Ja seda me saame kõik teha, eks ole. Siin ei ole oluline see, mis meie eriala on või millal meile. Ja seda me saame ka ennetavalt. Ma olen alati tänulik, kui sa mulle pigem räägid asju, kui see, et ma vaatan ja ma näen, et sul on mure. Et kui sul on mure, sa räägid, siis me saame koos arutada ja mõelda, kas ja kuidas ja nii edasi. Et nii-öelda ka ennetavaid sõnumeid saab kogu aeg anda. Mul on hea meel, et meil see teema ka üles tuli, hästi oluline teema tegelikult, et mida enne ei taibanud küsida. Ma vaatan nüüd igaks juhuks veel, ega ei ole keegi tahtnud midagi küsida. No mulle tundub, et ei ole, ma loodan, et ma valesti ei näe. Aga kas on veel midagi? Kas sul on see nende käevõrrude probleem? Me lihtsalt lastele õpetame, et mitte ainult tähtis ei ole olla kursis oma enda vajadustega, vaid et ma pean kogu aeg kontrollima ka teise nõusolekut, et kas ma, et mitte see, et mina tahan ja mina võin, vaid et mina pean ka kogu aeg küsima. Lihtsalt need on need sõnumid, mida me siis lastele edasi anname. Et võivad ka käe peale panna ja kannavad mõnuga. Aga kust meie saaksime selliseid, et ma saan aru, et te jagate lastele neid või ütleme, et kas kui on näiteks, kui koroona ükskord ka otsa või tuleb näiteks lastekaitsepäev või teavitusüritustel me saame neid jagada, et me oma asukohta ju ei avanda.
et meile niisama külla ei saa tulla, aga jah, et kes satuvad ja siis on ka, et kui lapsed käivad meil ja me anname lastemaja nenni, noh, meil on näiteks neid pufid, need rõngassallid, eks ole, siis me anname ka ikkagi, ütleme neile, et kui keegi küsib, siis sul on võimalik nagu ise valida, kas sa ütled, et sa käisid meie juures või sa kuskilt ürituselt said või nii edasi. Sest noh, on see, et kui lüüa sisse lastemaja, siis on seksuaalselt väärkoheldud lapsed, aga kõik ei ole alati, et noh, ongi, seal on ju erinevad, noh, see on samad kahtlusega juhtumid ja nii edasi. Et kindlasti me ei taha, et meie lapsed kannaks nagu seda silti, isegi kui ta on ohver, et tal siis see ohvri silt on ees, et see, mis nad nagu ju soovivad, on see, et see on nende saladus enamjaolt olnud, see saladus, kui nad on suutnud selle välja öelda, siis tegelikult on neil see kergendustunne ja nad tahavad oma lapsepõlvega edasi minna. Et nad tahavad olla, et siin on see laps, mitte et ma olen ohver. Nii et me peaksime, me olenemata sellest, ma mäletan kunagi, ma sinuga rääkisin sellest, et noh, mina ei puutu kokku söömishäiretega ja minu kogemus on see, et noh, näiteks õpetades toitumisnõustajaid või terapeute, et päris paljud nendest kardavad söömishäirega kliente. Et noh, minu soovitus sellisel juhul või minu ütlus on see, et need ei ole selles mõttes vaja karta, et nad on lihtsalt inimesed nagu kõik meie, aga neil on selline eripära või seisund, et samamoodi on ju selle seksuaalselt väärkoheldud lapsega, et ta on lihtsalt laps, kellega on midagi juhtunud ja et noh, vaatame selle sildi taha esmalt. Ja ärme laseme sellel sildil takistada suhtlemist. Seal on küll juba palju, aga kuna mõned me alustasime natuke hilja. Et siis lihtsalt ka see teinekord, kui me tõesti lapsed teraapiasse saadame, siis laps võib olla alguses see, et mina ei taha, mulle aitab politsei, võib-olla olen mina väga rääkinud, politsei on rääkinud, võib-olla meditsiinitöötaja ja mine tea, võib-olla me küll püüame last võimalikult säästa, aga ikkagi see protsess, isegi kui ainult politsei näiteks taga, siis see on tema jaoks raske ja ta ei ole võimeline võib-olla sellest kohe minema selle traumaga tegelema ja lapsed hea meelega jälle kõik tahaks unustada ja edasi minna, aga jah, et selline, mis ma näen, et nad on hästi rõõmsad, kui neid võetaksegi seesama laps, mina tulen oma soovidega. Et jah, see Kai sealt lastemajast võis arvata, et ma tahaks selle traumaga tegeleda ja ema tahaks ka, et me sellega tegeleme. Aga et just, et see lastel selline teinekord vabanemise tunne, ma vaatan, kuidas meil käib ka üks, kes muuhulgas, ma tean, mänguterapeut, õpid käib meie majas tegemas teraapiat, et kuidas lapsed tulevad niimoodi nii rõõmsalt meie juurde ja tasahilju nad jõuavad ilusti sinna nende traumadega ka. Teinekord nad vajavad seda aega ja veel enam vajavad seda nii-öelda sotsiaaltöö klientidest lapsevanemad. Nad ei usalda sageli, nad kardavad, et kõik tahavad lapsi ära võtta. Et see teraapiatöö on ka nagu hästi oluline, see edasine, see abistamine. Just nimelt, et nad seda abi vastu võtaks. Hästi olulised asjad. Ma vaatan ka, et me kuigi me alustasime natuke hiljem, siis tõesti kell on läinud päris kiiresti meil või see aeg tundub, et on lennanud kiiresti, aga vaatan veel viimast korda, et ega ei ole siia midagi tekkinud küsimusi. Ei ole, aga kas, ma ei tea, kas midagi äkki lõpetuseks, mis on nagu selline kõige olulisem asi, mille me võiksime siin kuulajatele nii-öelda kaasa anda? No minul on ikka see usulast. Ja lapsed ei räägi ainult verbaalselt, vaid ka kehakeeles. Nii et kuula, silmade ja kõrvadega. Ja veel üks asi, mis ma unustasin küsida, et me räägime seda, kui oluline on lastega nendel teemadel rääkida, aga ütle näiteks, kas oleks võimalik kutsuda ka keegi rääkima nendel teemadel lastele, ütleme kooli või lasteaeda, et kas selliseid teenuseid ka kusagilt saab või teie kaudu või? Meie ei jõua, aga saab ikka. Ma tean, Tartu Laste Tugikeskus käib, meie teinekord ka, kui me näeme, et kuskil pigem täiskasvanutele, seesama, et kuidas täiskasvanu lapsele
ja sama ma tean, et Tartu Laste Tugikeskus ka pigem täiskasvanutele. Veel projekti raames me tegime asenduskodu lastele, et aga neid ka ma tean, kes teevad ka, no ka Tartu Laste Tugikeskus on teinud lastele, et seksuaaltervise kliinik ja Tartus nendelt võib siis uurida ja küsida. Okay. Ja et alati on hea, kui lihtsalt mis eesmärk on ju, et ja mis see vanusegrupp on ja kunagi ei pea asju tegema linnukese pärast, et riiklik õppekava näeb ette ja siis teeme selle linnukese ära, et pigem ikkagi nagu peaks olema loomulikud protsessid ja et midagi juurde sellele, mis me juba ise pakume näiteks. Okei, aga aitäh sulle, Kai, nii et usulast on siis see sõnum, millega me siit täna lahkume ja loodame, et kuulajad vaatavalt said enda jaoks siit kaasa mõne sellise kasuliku, olulise infokillu ja loodetavasti kohtume ja näeme teid veel. Ilusat õhtut teile!